Tere! Minu nimi on Diana ja ma teen selle video praegu selleks, et aidata uusi Mastodoni kasutajaid. Ning ma vabandan kohe ette, mul ei ole isegi praegu plaani kirja pandud. Ma teen selle täiesti eksprompt. Loodetavasti asi toimib. Ja vaatame. Aga enne kui ma hakkan näitama, et kuidas Mastodonis asjad käivad, siis äkki räägime minut paar sellest, miks Mastodon. Tegu tundub sellise uue hype-sõnaga, et eriti Twitteris praegu kõik põgenevad. Ma sain just teada, et näiteks Twitter keelab Mastodoni linkide postitamise. Et mis ta on? Tegelikult ta ei ole ju uus asi, ta on olnud üle 5 aasta. Vaikselt siin kuskil taamal arenenud, aga enne ta oli selliste tehnoloogia teadlikemate inimeste maailm. Ütlen ausalt, mina ka nädal aega tagasi alles avastasin selle. Mul on olnud väga kiire õppimiskurv praegu. Aga miks? Selleks, et Mastodon on detsentraliseeritud. See tähendab, et ei ole kuskil kontorit, kus tehakse otsuseid terve selle Mastodoni võrgustiku kohta. Et igaüks võib üles panna oma serveri, kutsuda sinna inimesed liituma. Ja kui inimesel ühes serveris ei meeldi, siis ta võib seal oma jälgijad ja jälgitavad kaasa võtta ja teise serverisse kolida. Eile sain küll teada, et postitusi ei saa kaasa pakkida, aga samas olgem ausad. Paar päeva vana postitus sotsiaalmeedias on niikuinii ajalugu, et selle võid ära arhiveerida ja kõva kettale panna. Aga miks siis selline detsentraliseeritud on parem kui tsentraliseeritud nagu näiteks Facebook, Instagram, Twitter? Seal on väga palju erinevaid põhjuseid. Näiteks üks põhjus on see, et Twitteris on olnud viimased paar nädalat kaos, kuna tuli üks inimene ekraaniga käes sinna majja, sinna suurte kontorisse sisse ja on 3 nädalat lammutanud väga jõudsalt, nii et inimesed ei usalda enam Twitteri keskkonda. Seal on kasutajate identiteedivarguseid, turvaprobleeme järjest kipub tekkima ja sõnavabadus on pigem läinud alla. Zuckerberg on olnud muidugi viisakam, tema niimoodi ei laamenda, tema on tasa ja targu, aga tasa ja targu ta on muutnud Facebooki kohaks, kus kõik asjad söödetakse ette algoritmide poolt. Meid hoitakse seal võimalikult kaua kinni iga päev, lihtsalt selleks, et meile võimalikult palju reklaami näidata. Sest reegel internetis kipub muidu olema see, et see, kes maksab, on klient. Ja Facebookis maksab, kes maksab reklaamiandja. Samuti need, kes Facebooki aktsiaid ostavad ja loodavad suurt tulu saada. Ehk siis klient on reklaamiandja ja kasutajad on lihtsalt kaup, mida müüakse. Ehk siis nagu meie nuumame kariloomi, et nad annaksid meile piima või liha või mune või mis iganes. Ja mulle väga endale ei meeldi see mõte, et ma olen kuskil kaubarollis. Et hinnasilt küljes, et sõltub meie käitumisest sotsiaalmeedias, et kui palju peab reklaamiandja maksma, et meile oma reklaami näidata. Ja Mastodon ongi siis sellele põhimõtteliselt alternatiiv. Kusjuures, kui te mõtlete, et Mastodon on kuidagi lihtsam, kiirem või ilusam kui need suured sotsiaalmeedia võrgustikud, siis ilmselgelt teil pole mõtet Mastodoni tulla, sest esmapilgul on ta kindlasti palju keerulisem, õppimiskurv on aeglasem ning segadust on siin parasjagu palju, et kui vaadata seda eestikeelset tõlget siin S-Social lehel, see paneb isegi minu pead vangutama ja uskuge mind, minu keeleline tunnetus on palju kehvem kui paljudel teistel ja tavaliselt saan mina pikki päid ja jalgu, et ma kasutan luulelist eesti keelt, nagu üks mu keeletoimetaja ütles. Ehk siis Mastodoni ei ole mõtet tulla ilu ja lihtsuse pärast. Aga Mastodoni on mõtet tulla siis, kui sa tahad omada kontrolli oma uudisvoo üle ise. Tahad ise otsustada, kelle postitusi näed, millist sisu näed ja kõike seda. Sest Mastodonis ei ole algoritme, mis sul ette söödavad. Näed seda, keda jälgid, näed kõiki tema postitusi ajalises järjestuses ja nii ongi. Ja kuna algoritme ei ole, on ka keerulisem manipuleerida seda trollidel, kuigi kindlasti nad varsti on kohal ja katsetavad ja ma põnevusega ootan. Aga kui see eelnev jutt ära ei hirmutanud sind ja mõtled, et võiks proovida, siis siin video peal, ma ei tea, sõltuvalt kus keskkonnas sa seda arvatavasti vaatad,
ma panen lingi kutsetega. Ma loodan, et selleks ajaks me saame oma meiliserveri uuesti korda. Me tegeleme. Aga lingi kutsega ja saad liituda S-Social serveriga. Aga kui sa liitud, siis on olukord täiesti kurb. Ma olen aus. Selles suhtes ma ei hakka teile reklaami juttu tegema, sest Mastodonis pole reklaami. Ja ma tegingi siia ühe konto. Konto on Londiste konto, et Mastodon on üks eelajalooline mammut ja nii tõttu tundus täiesti aus näidiskontoks teha Londiste. Nii, okei, vaatame, mis meil siin on. Tulin sisse, tühi maa. Pole vilesi, pole kelli, mingi must taust. Nii, mida peaks siis Londiste tegema, kui ta on sisse saanud? Ma loodan, et kui teie kutsetega toete, siis te näete vähemalt selle kutsuja postitusi juba, kes teid kutsub. Aga Londistele ma tegin eriti karmist stardipunkti. Nii, kõigepealt vajutan siin, näete, ma ei tea, Londiste nime peale, ma pean pärast nooled vist juurde panema. Nii, jõudsin Londiste profiilini ja mitte midagi ei ole. Kõigepealt on viisakas, kui sa kuhugi uute kohta lähed ikkagi ennast tutvustada ja kahjuks on anonüümne profiil on umbes sama, mis kott peas kuhugi tuppa või üritusele siseneda. Niimoodi me ju ei tee. Nii. Okei, nii, muudame profiili. Nii, nimi on Londiste, paneme siit päise foto, võtame päiseks, paneme džungli, ilus džunglipilt. Nii, ja ma valmistasin ette juba siin video jaoks ka profiilipildi, näete, võtame ju, no näete, pilt on olemas, päis on olemas, see võttis mul paar sekundit. Nii, elulugu. Elulugu paneme siia, et tegelikult olen ma vant. Siin oman kontot ainult video lavastuste jaoks. Muul ajal Mastodonis ei käi. Nii, näete. Nii, aga siin on all veel midagi. Nii, näete, kui Londist oleks selline häbelik inimene ja ei taha avalikult postitada, aga tahab, et ainult tema tuttavad näeksid tema postitusi, siis ta võib siia panna linnukese lukusta konto. Ja see tähendab seda, et kui keegi vajutab follow, siis ta peab kinnitama, kas ta on nõus selle inimesega oma postitusi jagama või mitte. Ja see on siis nagu Facebooki sõbrad ja selline private postitus pigem. Londiste, vabandage, näete ise. On väga meil staar, tahab, et kõik näeksid. Siis on see konto on robot, seda valikut teil arvatavasti vaja ei lähe, kui te vaatate õppevideot. See on nendele kontodele, kes siis teevad mingi programmi siia kontole. Näiteks on mõni, kes korjab Twitterist uudised kokku, postitab automaatselt siia, et inimest ei ole, on programm taga. Arvatavasti tegib igasuguseid toredaid bot-programme, aga nagu öeldud, see ei ole nendele kasutajatele, kes vaatavad ABC tutvustusvideot. Nii, nüüd on huvitav valik. Lisage see konto kataloogi. See tähendab seda, et kui te sinna linnukese panete, siis kui teil on aktiivne konto ja ütleme head postitused, siis vahepeal on seal üleval, ma pärast näitan, tuleb teie konto soovituste all välja. Aga kui te tahate hoida madalat profiili, ainult lugeda, ainult tuttavatega suhelda, parem kui keegi teaks, et olete Mastodonis, siis ärge siia linnukest pange. Okei, Londist ilmselgelt tahab, et teda oleks kõik näeksid. Ja samuti saab peita oma võrgu, ehk siis ei näe teised inimesed, keda te jälgite ja kes teid jälgivad. See on nüüd isiklik valik, sest samas mina isiklikult enda ei peida, sest väga mugav on ju minna kellegi tuttava kontole ja vaadata, keda ta jälgib ja kes teda jälgivad. Aga taas inimeste privaatsusvajadus on erinev ja kui teil on suur privaatsusvajadus, vajutage siia peida oma võrg. Okei, siis saate panna nii-öelda profiili metaandmed. See tõlge on õudne. Ma kohe näitan pärast, kust te saate kaasa panustada tõlke tegemisse. Aga metaandmed on tegelikult profiiliga seotud kodulehed. Ma loodan, see muutub. Panete siia näiteks, et ma ei tea, ma praegu panen suvaliselt veebilehe, paneme Vandi blogi. Paneme siia, et sisu on HTTP Londiste. See vist peaks olema selline leht, mida ei eksisteeri tegelikult. Vähemalt paar päeva tagasi see domeen oli vaba. Nii,
Nüüd see alumine osa siin koli teisele kasutajale, kolivad teiselt kontol. Issand, see tülge. On nendele, kes tulevad mitte uue kasutajana, aga hakkavad Mastodonis kolima. Selle jaoks ma teen eraldi videot. Te ei viitsi vaadata. Nii, salvestan muudatused. Nii, lähme tagasi Mastodoni. Näete, mul on profiil. Olemas profiil ehk esimene tingimus, mis on selleks, et saada külalisest kohalikuks meie serveris, on täidetud. Nii, aga jube igav, mul ei ole kedagi jälgida. Mida ma teen? Ma teen nii, et ma lähen ja vaatan kõigepealt kohalik. Mis kohalik asi on? Kohalik ajajoon on põhimõtteliselt kõik postitused, mida teevad selle serveri ehk S-Social kasutajad. Ehk näete, mida erinevad inimesed postitavad, näed. Keegi kirjutab ja toimetab. Tambet on väga aktiivne. Lähme vaatame korraks Tambeti profiili. Ta ei talu lollust, ebaõiglust ja halbu inimesi. Londiste tunneb, et tal on hinge sugulust Tambetiga ja Tambet on lahke, et lubab jälgida, näete. Tambeti pani meil jälgimisele. Nii. Okei, mingi jama meiliserveriga oli. Londistel oli ka jama meiliserveriga. Tänu sellele üldse avastasime. Nii, tundub, et tuleb kasulikku infot, paneme jälgi. Lähme edasi. Nii. Vaatame, mis siin edasi on. Okei, Tambet, Jakob Rosin, nii. Vaikne lugeja sõna ei võta, siis pole mõtet jälgida, on ju. Nii. Okei, väga hea tähelepanek, näete. Jakob Rosin kirjutab sellest, et tuleks postitustele, fotodele, videole lisada kirjeldus. Et lühikokkuvõte, mis on pildil või mis on videol, sellepärast, et mõned inimesed kahjuks ei näe ja mõned inimesed ei kuule. Ja mõnikord me oleme ka keskkonnas, kus me näiteks ei saa videot kuulata, aga võib-olla lühikirjeldust saaks vaadata, et mis seal videos siis on. Et see on just mõeldud selleks, et see sait oleks ligipääsetav kõikidele inimestele. Ja mina soovitan isiklikult teil ka Jakob Rosinat jälgida, sest tänu temal olen ise ka avastanud üldse, kuidas kõiki neid tag'e ja asju panema peaks. Nii, aga paneme tema konto ka jälgimisele. Nii, vaatame veel. Okei, siin läheb kordusesse see. Siin on mingi avastalink. Nii. Okei, tere hommikust põllumehed. Londistele meeldib kõik, mis on loomade, taimede ja põldudega seotud. Seega tunnelkonto tundub huvitav. Paneme urbanist. Okei, aga paneme jälgi. Nii, vaatame, mis veel avastamise all on. Okei, ainult 3 postitust. Väga imelik. Pole veel aktiivne, aga võib-olla sellepärast, et see server on. Nii, aga vaatame, mis sildid. Tutvustus. Nii, vaatame. Siin on inimesed ennast tutvustanud. Ja siin on selline võimalus, et siin üleval põhimõtteliselt saab panna jälgimise alla ka teemaviidet ehk hashtagi. Näete siin üleval nurgas, kui palju nooli ma pean veel video peale panema, on link, et jälgi. Ja nüüd ma näen kõiki, kes uued tulevad ja tutvustavad enda ajajoonel. Kui kõrini saab, saan siia tagasi tulla ja selle maha võtta. Nii, aga vaatame, mis siin tutvustuste on. Ulmekirjanik, väga lahe. Ulme on alati tore, igasugused raamatud on tore. Londistele meeldivad raamatud. Nii, paneme selle ka jälgimise alla. Nii. Ja näed, siin on keegi väga hea postituse kirjutanud, kus on palju hashtag'e. Sest häda on selles, et Mastodonis sa ei saa otsida lihtsalt teksti järgi. Siin on arvestatud, et kahjuks osad internetitrollid käivad, otsivad mingid märksõna ja lähevad inimesi trollima. Seega sa ise määrad, milliste märksõnade järgi ja milliseid postitusi üldse on leitud. Ja siit on, näed, väga hästi välja toodud erinevad, mis mind huvitada võiks siin. Ole valmis, huvitab mind kindlasti. Või tähendab, vabandage, Londistat huvitab. Mul on praegu skisofreeniline olukord. Nii, okei. Paneme, ole valmis on hetkel ainult 1, aga loodan, et tuleb juurde. See on väga lahe naiskodukaitse äpp, mida üks mu tuttav teeb. Minu mitte Londiste tuttav. Ja ma ise lubasin ka seal natuke küberturvalisusest panustada. Nii, nüüd on mul tag'e ka, mida on jälgida. Okei, vaatame, mis mu kodu on. No näete, magic, mu kodu ajajoon juba nagu oleks, nagu juba toimuks midagi. Ma tahtsin veel vaadata inimesi ka. Sinu jaoks näed, siia näitab ka huvitavaid kasutajaid, aga mäletate, ma näitasin, et linnuket soovita.
kui te seda linnukest ei pannud, et teistele soovitaks, siis teie konto ei tohiks siia ilmuda, vähemalt teoreetiliselt, eks praktika on. Näete, Krista Vischerit kindlasti võib jälgida, matemaatika on põnev. Nii, Toomas Hendrik Ilves, ikka, tore. Ja Tars Putin on väga hea komöödiakonto Twitterist üle kolinud, soovitan. Nii, mis siin veel on? Oh jumal, siin on nii palju kontosi. Okei, kusjuures, nüüd vaatame ühte asja. Vaatame föderatiivset ajavoogu. Siia jooksevad kokku kõik need postitused, mida sinu serveri kasutajad jälgivad, laigivad, aga ülejäänud Mastodoni serveritest. Ja siin on üks väike jama. Kui te nüüd kerite, siis tundub, et ainukene, kes föderatiivset postitust teeb, on UA News. Nii, aga mis siin probleem on, et kuidas ta nii palju postitada jõuab? Näed, ja siin, kui nüüd vaadata, teeme suuremaks, siis siin on robot kirjas. See tähendab, et see ongi see robotkonto, mida oli enne mainitud, et ta automaatselt kogub kõik Ukrainaga seotud postitused Twitterist ja toob siia. Aga arvestades, et seda on meeletu kogus, siis see tähendab, et seda kontot on raske jälgida. Kuigi ma ise olen ka Ukrainaga seotud teemadega väga tahan kursis olla, siis tunnistan ausalt, et see konto tekitab mulle Mastodonis probleeme. Aga probleeme saab lahendada. Ja seega, kui sul föderatiivses uudisvoos mingi konto jubedalt mitte närvidele käib, aga segama hakkab muude postitust jälgimist, siis saad panna sellise asja nagu vaigista UA News. Peidan teated sellelt kasutajalt, vaigistan ja lähme vaatame mu föderatiivset voogu. Nüüd näen hoopis palju põnevam, et näen, mida siin on olnud. Nii, okei. Mis veel? Direct message. Nii. Saab saata otse sõnumid, kuidas seda teha? Nii, saadame siis, teeme skisofreenia edasi. Nii, Diana. Ja Diana Paudeli kontosi on 2 siin, sellepärast, et mul oli alguses, enne kui ma S-Sociali kontot tegin, oli mul Mindless konto ja ma kolisin selle siia ümber, aga ma jätsin oma postituste arhiivi sinna alles, aga näete, sellega enam liituda ei saa. Et siin need kontod, mis sul on suunatud, nendega liituda ei saa. Nii, aga lähme saadame siis nii, vabandage, ma ütlen, lähen siia ülesse, saada otse sõnum Dianale. Ja nüüd, kui tähele panna, siis siin postituse kastis tekkis selline märk nagu @märk. Et @märk tähendab seda, et see läheb ainult nendele inimestele, kes on seal postituses nii-öelda ära täägitud. Kui ma tahan mingi väikese grupiga jahuda nii spetsiifilisel teemal, et ilmselgelt kellelegi teisele huvi ei paku, siis ma panen need tagin ära ja valin siit @märgi. Siit saab veel valida avalik. See tähendab, et ma küll postitan nii-öelda Diana mainitult, aga seal on, seda näevad kõik, et ma saatsin talle sõnumi. Et seda mõnikord kasutatakse nii, et sa tahad, et sul on okei, kui teised ka vastavad, aga sa tahad inimesi ära tagida, kellelt sa kõige suurema tõenäosusega vastuse saad. Näiteks igasugused Mastodoni sellised kasutajatoega seotud küsimused. Siis on määramata, et see on nähtav kõigile, aga see ei tule näiteks postitused leitavad, ta ei pruugi nendest kohalikes asjades välja tulla. Ja siis on võimalik ka panna followers only. Sa postitad asja, mis on ainult sinu järgijatele. Ehk siis, kui sa kontrollid ka, kes siin näevad, siis on täiesti kontrollitud seltskonnale. Ehk siis see on hea privaatne postitus. Okei, aga me pidime ainult direct. Nii. Tere. Teen videot ja olen segaduses. Nii, okei, saadan see. Ja nüüd seda postitus, kui te lähete pärast Londiste ajajoonele, siis teie seda ei näe. Aga Londiste tahaks ju avalikult ka postitada. Nii, nüüd ta teeb ühe avaliku postituse. Ja siin on ka põnevaid asja. Esiteks, siin all on keelevalik. By default S-Socialis on eesti keel, aga kui teete inglise keele, siis oleks hea, kui te määraksite, sest tegelikult saab ka filtreerida postitusi keele järgi. Nii, aga ütleme, et ta teeb eesti keeles. Ja ta tahab pilti panna, paneme pildi juurde, ma valisin ka selle pildi juba välja, ma olen väga ette, nii, ja nüüd nagu Jakob siin üritab meid kõiki koolitada ja väga hästi teeb, et on, siis tuleb siia panna, kirjeldada vaegnägi.
kuidas me kirjeldame seda pilti, näete, vaadake, see pilt on selline maasikatega imeahvatlev kook, mis tekitab soovi poodi minna ja üks kook hankida. Maasikakook, võtta, see ei ole hea sõna, aga ega ta on maasikakook. Paneme ahvatlev maasikakook. Nii, okei, ma loodan, et nii, põhimõtteliselt ahvatlev maasikakook, mis tekitab poodi minna ja üks hankida. Nii, panime pildile kirjelduse ja nüüd ilmselgelt me ei taha tegelikult häirida inimesi, et kellel on kõht väga tühi, et nad seda pilti näeksid. Märgistame meedia tundlikuks, et ei hüppa kohe vups infovoogu ja paneme, tahaks midagi head. PS, ärge klikkige pildil, kui kõht on väga tühi. Samuti siia tasuks panna pildid, mis võivad kas olla vägivaldse seksuaalse alatooniga, mille puhul võib-olla mõned inimesed ei taha neid pilte näha. Nii, ja paneme siis siia midagi head. Teeme uue hashtagi, äkki te postite ka midagi head, siis hakkab trendima. Nii, public on ja ma võin ka tegelikult terve selle teksti panna hoiatuse, aga ma seda ei pane praegu, et content warning, siis ei näe inimesed enne kui klikivad nupule. Aga peidame praegu ainult pildi ära. Nii. Ja postitame. Nii, aga londistada saada tegelikult saata kutseid. Nii, me vaatame, kas ta saab kutseid saata. Siin ei ole saada kutseid variante, aga londistadaks kutsuda oma sõbrad, sest üksi on ju igav, sõpradega koos on toredam. Mida ta siis tegema peab, et saaks kutsuda ka sõbrad? Tingimusi on tegelikult, ütleme, need tingimused on hetkel varieeruvad, me tahame lihtsalt näha, et inimesed on oma konto üles seadnud, enne kui me anname õigus uusi tuua, et ei tekiks selliseid anonüümseid tühja kontosi palju. Londistel on olemas pilt, nimi, kirjeldusprofiilil, näeb väga hea välja. Tal on ka 8 jälgitavat, ütleme, et siin 50 vahel varieerub. Hetkel, kuna kõik käib käsitsi, siis on selline. Nii, aga londiste peaks nüüd kirjutama ka tutvustava postituse. Nii, kirjutame postituse. Tere, olen Londis, olen Vant, kes tuli siia uudistama asja. Aitan teha õppevideot, et uutel kasutajatel oleks lihtsam siia sisse sulanduda. Juba keeruline kirjutada, kui tead samal ajal oled filmis ja peab ka vaadata. Nii, ja tutvustustääg tuli ka panna. Et siis on näha, nii, oi näed, 18 tükki on kasutanud. Nii, paneme publish. Nii, ja nüüd on londiste teinud ära kõik ja nüüd ta peakski... Kuidas me teeme, kui ma ütlen, et tagige mind, siis te ajate mind hulluks ja selleks, et mul tuleb väga palju tag'e ja ma ise ei ole... Teate, võtame selle videoga kasutusele. Nii. Olen valmis olema kohalik. Kasutame kohalik hashtagi selleks, et siis saavad kõik adminid panna ennast ja moderaatorid panna ennast jälgima kohalik hashtagi ja peame olema ainult mina, kes saab inimesi upgrade'ida nii-öelda kohalikuks. Nii, olen valmis olema kohalik. Palun. Olen valmis olema kohalik. Nii, okei, paneme publish. Nii, ja nüüd teeme nii, et nüüd admin läheb teises arvutis. Seda ma teile ei näita, see on kõik, seda näevad moderaatorid, aga põhimõtteliselt londiste, paneme londistele nii. Tegelikult nüüd peaks admin saatma londistele kirja ka, et panin su kohalikuks, kutseid saad saata siin, palun ära saada üle 10 kutse ühe korraga.
admin ei saa teise arti taga praegu kirjutada. Nii, eeldame, et on kätte saanud. Ja nüüd on Londistel imeline nupukene ilmunud siia kutsu inimesi. Ja Londiste saab kutsuma hakata oma sõpru. Nii, aga kuna meil on veel hetkel, meil esimene päev käib ja meil on serveriks veel paika loksutamist, siis ärme piiranguteta kutseid paneme välja, okei. Et paneme 10 kasutuskutset, et kui te olete juba paar satsi saatnud ja näete, et inimesed saavad ilusasti sisse ja probleeme ei ole, siis võite kuni 25, aga üle 25 me ei pane. Välja arvatud selle video all, see link on mul pandud praegu 100 ja kui mul näen, et need kutsed hakkavad otsa lõppema, siis ma vahetan lingi välja. Lihtsalt, et hoida natuke kontrolli all, sest see idee on osutunud populaarsemaks, kui ma ausalt öeldes alguses arvasin. Aegumine on nii ja naa, kui on kutsete arv piiratud, siis ei pea olema kutsel limiiti ja kindlasti, nüüd ma zoomin sisse, kutsu oma kontot jälgima. Selleks, et siis sellisel juhul ei ole need inimesed, kes sinu kutsega tulevad nii õnnetus olukorras kui Londiste, et nende sein on täiesti tühi, vaid nad näevad vähemalt sinu postitusi ja näevad sinu kontot. Ehk on midagi tuttavlikku, okei? Et kindlasti pane ja lisaks boonus on ju see, et siis sa saad endale jälgeid juurde. Alati on tore omada mõningaid jälgeid. Nii, nüüd lood, vajutad nuppu loo ja tekib siia alla kutse. Okei? Ja nüüd ma vaatan, et video on kestnud peaaegu pool tundi ja ma ei ole kõik ära rääkinud, mida ma alguses tahtsin, aga ma arvan, et sissejuhatavaks asjaks on see täiesti piisav. Ma pean need asjad kokku panema, punased nooled juurde ja nüüd ma olen ise kuni neljapäevani ma olen kodukontorist eemal, aga ma kogun kokku kõik küsimused, asjad, mis vahepeal tekivad ja neljapäeval või reedel teen ma siis juba natukene advanced levelile samuti tutvustava video, okei? Aga väga super, kui vaatasite, kui olete juba liitunud, minge tehke profiil korda, andke teada endast, kui ei ole. Siin all link, kliki, liitu social serveriga ja näeme seal ja suhtleme seal. Okei? Tšau!